Nii, tere hommikust. Hakkasin natukene varem pihta, aga mis siin ikka. Kõik on suht lihtne praegult. Ja esimene punkt on siis FOMS, millest räägime. Jeenist pole mõtet räägida, seal on kõik kokk. Kõige huvitavam on number 3, aga siis hakkame pihta siis selle FOMSi kolmapäeva istungiga, mis seal ees meid ootab ja mis võiks see tuua USA dollarile. Ja hakkame pihta siis Eurosti suurema graafikuga. Panin daily peale. Põhivariant on siis järgmine, siis ootan veel seda langust siia alla suuremas timeframe'is 1.14.27. Nüüd siis, aga siin on mitu aga olemas. Ehk mina ootan seda põhivarianti alla sellepärast, et siin selle H4 graafiku peal see stardikoht siin, see tõus alates 1.15.50, see alumine osa oli suht mitte impulsiivne, sellepärast ootangi seda järjekordset langust siia alla. Ainult sellepärast, et siis kuna see oli siin kõver start oli selles kohas, siis ma ei usu, et siit nagu võiks tulla midagi sellist. Ja sellepärast ootan veel siin liikumist alla. Praegult aga lühiajaliselt, nagu ise näete, meil on siin väga ilus küünal tekkinud. See ei ole küünlamudel, see on siis price action'i küünal, kus mingit keha ei eksisteeri, pikk vari all, mis tähendab ühte asja, võib-olla täna-homme, just enne FOMSi, tuleb siia liikumine ülesse mingisugune ja siis pärast FOMSi siis, see plaan ongi vist selline, et siis enne FOMS ust alla ja siis pärast FOMS ust üles. Selline tunne. Intressimäära tõste, see Fed hike 100% on tulemas. Seda te kõik teate. Kõige huvitavam on siis need laused, mis tulevad pärast seda, kui tõste tuleb. Siin natukene siis need FOMSi laused pärast hike. See on kõige huvitavam teema tegelikult, et mis siis siit hakkab tulema. Põhimõtteliselt ust peaks üles tulema siis, kui FOMS ütleb järgmist lauset ja arvatavasti ta ka seda teeb. FOMS teeb 2018 veel mitu tõstet. See on siis väga oluline lause, ma arvan, et see ka tuleb sealt välja ja nüüd on keegi Vietnamist ka vaatamas meid. Okei, Austraalia, Vietnam, suurepärane. Nii siis Vietnamis ikka internet ka on olemas, jah? Nii siis see lause peaks sealt välja tulema ja siis selle peal ka ust peaks siis kasvama päris kiiresti siia allapoole. Et siis suuremal graafiku peal ootan siis veel ühte minekut, ta on siin suunatud 1.14.8 ja nii edasi. Alternatiivvariant on järgmine. Kogu see asi on tegelikult kasv juba, see on korrektsioon ja siit juba on alanud see kasv edasi. Alternatiivvariant on siis elus siis, kui me läbime siin 1.19.20. Ehk siis enne seda kõik need tõused, mis siin tulevad, kõik on siis sellid ja selline see plaan ongi.
suht lihtne siin kauplemine, arusaadav paar ja nüüd mitte arusaadav paar. See on siis naelust, nagu te näete, me siin eelmine webinar teiega siis joonistasime siia. Ta läheb alla, jah. Siis läheb alla. Ta liikus alla ja siis tuli jälle need läbirääkimised Brüsselis ja tegelikult asi on suht lihtne nüüd. Mida teeb Brexiti deal, mis see meile annab? Brexiti deal, kas see nädal või millal ta võib tulla, on GPB pluss. Kogu aeg, kui ilmusid igasugused laused Brüsselist, kus deal on juba lähedal ja Inglismaa on endale välja kaubelnud mingisugused soodsad tingimused, kõik need tõid siia 200-piipilise kasvu, siin see oli 300-piipiline kasv. Tegelikult, kui deal tuleb, siis arvatavasti nael suures pildis muudab oma trendi ära ja lendab päris pikalt üles. Nii kaua, kui deali ei ole, nii kaua nad siis päeva sees seal lendavad väga palju. Ma loodan, et keegi naelaga ei kauple ja ei satu olukorda, kus on ühel hetkel 5 minutiga mingisugune 100-piipiline miinus. No ise näete, mis siin ikka kaugele minna. Siin näiteks poole tunniga 64 piipi alla, 64 ülesse. Niimoodi kaubelda lihtsalt ei saa. Samamoodi siin, et tunni ajaga satt alla, siis siin 160 üles, nii et ärge kaubelge seal, kus on väga halb selline kauplemisvõimalus. Praegult nii kaua, kui diili ei ole, põhivariant on alla, aga kõik on väga suure küsimärgi all. Põhimõtteliselt, mis mina ootan, arvatavasti 1.35 pluss hakkan ostma GBB. Praegult veel ei hakka, et siis kui siit läheb üle, siis juba arvatavasti läheb päris pikalt. Ja veel üks asi, mis mul siin tuli meelde, on järgmine asi. Siis meenutame ühte asja. See on siis Brexiti start. See on siis Brexiti stardikoht. Ja see on 1.45. See on lihtsalt selline fundamentaalanalüüsi põhireegel. 1.45 on siis Brexiti stardikoht. See on siis Brexit start talks. Meil on selline reegel. Hetkel ta oli selline, et sell on rumors, buy on facts. Fakt on suht selge, tuleb see lahkumine sealt Euroopa Liidust ja sellepärast võib tulla selline olukord, kus nad siin hakkasid väga intensiivselt müüma seda valuutat naela ja kui see kogu see Brexiti asi lõpeb ära, siis tegelikult siin tõenäoliselt, et ta siin tõuseb siia tagasi 1.45 pärast Brexitit. Niimoodi. See on siis reegel on täidetud. Meil see osa, sell on rumors, on täitsa juba tehtud. Meil on juba alanud see mäng faktide ost. Ja faktid räägivad, et Brexit tuleb ja arvatavasti siis võib tulla see tagasikasv ka sellele stardikohale. Kes tahab vaadata ajaloo peale, siis siin oli Šoti referendum. Kõik oli sama. Alla, üles ja samamoodi siis siit hakkas allapoole langus, siia tuli tagasi tõus ja siis kui lõppes ära, siis sama tasemel oligi näe. Nii et tegelikult alati pärast suuri selliseid kõikumisi tegelikult paar tuleb ka tagasi.
et siis selline täitsa võimalus on siin olemas. Arvatavasti siit saab, kes on julge, see võib proovida siin naela peal teha sellist mängu, et siis osta ja võib-olla isegi detsembris tuleb siin superkasv, aga kes teab, mis sealt ikka võib tulla. Nii siis, see on siis naelaga selline pilt. Edasi on meil laud, audiga on suht asi lihtne, langeb päris hästi. Ainuke, mis siin segab praegult, on siis selline asi. Meil on hetkel tekkinud siia divergents päevade peal. Mis tähendab ühte asja. Arvatavasti siit tuleb mingisugune vastupoolne liikumine sellele suurele trendile, mis on siin käimas, aga ikkagi lõppkokkuvõttes kõik läheb allapoole. Ma naela Audi hetkel ei kauple, kauplen seda Audi NSD-s ja siis jõuamegi sinna. NSD on tegelikult suht palju paremas seisus, ta siin juba lendab ja siin on kindel asi, et ta siin sellest tasemest ka läheb üle ja vaatame, kuivõrd kõrgele ta siis ka läheb. Ta juba tegelikult öösel tegi siin avamise peal, ta on juba teinud 93 pippi. Liituda ostuga siin on suht keeruline. Ma arvan, et me siin seda tegema praegu ei hakka. Ma H1 peal liitun selle trendiga, kui ta teeb siin natukene tagasi tõmmet. Siis otse loomulikult ostan ja enne FOMC loodan, et me oleme siis siin enne FOMC. Võib-olla jõuame enne FOMC, jõuame kuni circa 0.69, 0.69, et siis siit saaks veel mõned pipid ka kätte. Aga see on suht keeruline mudel, ise näete, ta siin alates oktoobrist tegelikult on ühes sellises koridoris, natuke välja, natuke ülesse, näete, umbes selline koridor. Umbes selline koridor ja natuke üles, natuke välja ja arvatavasti praegult tuleb just läbilöök siia ülesse. Nii. Edasi siis ustkäedi juurde. Siin kõik läks vastavalt meie plaanile, esmaspäevasele plaanile. Tuli langus. Ma isegi ei hakanud kustutama. Tuli siis langus kuni 1.26.23, ehk siis ma siin pakkusin 1.26.30. Ja see ei ole nüüd enam aktuaalne. See selline keeruline korrektsioon lõppes ära. Ja mis meil tõi seda kasvu? Kasv tuli selle asja peal. See oli siis Bank of Canada. Ja oli väga nõrk lause tulnud välja siit, mis tõi siin endaga kaasa ka seda kasvu. Ja nüüd on siis, kuna Fedist on tulemast väga tugev lause ja Kanada pangast tuli nõrk lause välja, siis mis siit on? See nüüd joon, mis on siia joonistatud, toob siis kasvu edasi siia. Päris pikalt on oodata siin seda ka kasvu. Ja siis niimoodi, siis Kanada pank, siin hetkel siis arvatavasti väike korrektsioon toimub,
mingisugune selline. Ja siis juba saab ka siin osta, et siin on päris hea paar, mis võib tuua meile päris palju raha sisse. Niimoodi siis. Vaatame. Kui nüüd mõõta seda niimoodi, siis esimene, teine, kolmas, neljas, viies, siis retracementit on otse loomulikult vaja peale panna niimoodi. 1.27.80 näeb välja hea ostukohana. Kas see nii on? Siin on, arvatavasti see on siis esimene H4 laine siin ära lõppenud. Siis siia kuhugi tuleb teine ja siis hakkab see ilus kolmas laine siia ülespoole. Kas see nii saab olla või mitte, saame teada siin lähipäevadel. Otse loomulikult seda korrektsioonilist liikumist ei kauple, mitte kunagi ei kauple seda vastu trendi liikumist ja lihtsalt ostame umbes siis siit kohast. Niimoodi teeme. Siis siin ootan head kasvu just see nädal. Ja nüüd kõige selline magusam paar. Kui me olime teiega kokku esmaspäeval, siis paar oli siin ja ütlesin, et läheb ka edasi, aga ikkagi auk pandi kinni. Auk pandi kinni 3 päevaga ja mis teha? Ma istusin miinuses, sest mul oli ostetud siin täpselt üleval. Istusin miinuses ja panin selle koha peal juurde. Selle koha peal panin juurde. Mul siis esmaspäevane tehing ja siis ka kolmapäeval panin juurde ja reedel mul on siit juurde pandud veel. Mul on siis 3 tehingut, nagu ma mõtlesin, aga mitte nii, nagu ma joonistasin. Siin, ma mõtlesin siia vahemikku panna veel ühe tehingu ei saanud või ei jõudnud. Nii et mul on sellised 3 tehingut üleval ja kuhu ma lähen, ma istun. Ma ei taha siin midagi teha, las ta siin liigub, nagu ta liigub ja otse loomulikult paar on hetkel suunatud päris kõrgele. Paar on suunatud siis sellest maksimumist. Seda maksimumida on nüüd ületamas mingi hetk. Nii et siin pikaajalised tehingud sellised, aga võib-olla isegi mitte, võib-olla isegi tuleb päris kiiresti see asi. Et siis siia ülesse väljuda ma tahan kuskil, ma ei tea, 115.5, 115.8. Päris sellised kõrged numbrid siis suht siin, et siis nendest tippudest ka üleval pool. Lisada ma plaanin millal? Lisamispunkt on siis see vana kaval tase, kus me siis põlesime läbi ja novembri alguses. See on siis nüüd 4. tehing või võib-olla see tuleb juba 5. tehing. Ma võib-olla siin 113 peal panen veel juurde. Et siis 114.2 on siis see punkt, kus ma otse kindlasti panen 4. tehingut ülesse. Nüüd, kui TV3 projekt on lõppenud, ma saan rahulikult kaubelda, nagu ma tavaliselt panen. Et ehitan kauplemispüramiidi ja siis istun ja mingi 2, 3, 4, 5 tehinguga on tegelikult kogu töö tehtud. Et siin mingit sellist kiirustamist pole, et näita mingit tulemust. Rahulikult see asi liigub ja plaan on selge. Lihtsalt kannatust nüüd mulle ja teile ka, kes tahab, see võib osaliselt panna, siis ostab suht lihtne on, ainult buy iga low pealt. Ainult niimoodi on vaja tegutseda. Kõik korrektsioonid, kas H1 või H4 on vastu võetud ainult ostudena. Ja
nii see hakkabki käima. Et siis see kõik variant on elus nii kaua, kui me oleme siis 112 ja ülevalpool. Aga praegult liigub suht hästi ja arvatavasti ikkagi saab siia päris pikalt üles minna. Loodan, minu 3 tehingut ka siis õnnestuvad. Euro-jeeni peal siin ka ei tulnud seda, mis me plaanisime. Meie plaan oli ka, et ta läheb kohe pikalt ülesse. Samamoodi oli mul ostetud ja ühel ilusal hetkel olin päris pikalt miinuses. Aga ma kinni ei pannud. Hetkel olen natukene plussis, 13 pipi või 15 pipi. Ikkagi ootan siin seda minekut ülesse ja otse loomulikult panen juurde 134,2. Otse loomulikult panen ka seal juurde. Et siin mingid küsimusi pole, et siin väga kindlasti teen neid tehinguid. Siis samamoodi peaks kasvama päris hästi. See konsolideerimine, mis ta siin on tulnud siia, kepis oma ajud päris pikalt, aga näete siin päris mitu nädalat tegelikult. 3 kuud juba, on 2 kuud, 2,5 kuud juba siin konsolideerib. Kuna trend on ülesse, siis ta siin ka üles-alla käis, aga suht suure tõenäosusega läheb siia päris pikalt üles. Siis saab ületatud see siin tipp 134,35, et siis läheb siia 135 peale, 136 peale. Et siin ma istun ka, et nüüd stop-lossid on vaja panna, kuna me nüüd siis käisime allpool, siis ka stop-lossid on juba umbes siin 132,5 hetkel, et siis vaatame, mis siit saab. Kui ta nüüd uuesti läheb alla, siis tuleb kaotust vastu võtta, aga loodan, et see nii ei juhtu. Nael-jeen on seotud naelaga, nii et siin midagi nagu pakkuda ei saa. Küll pilt näitab ülesse, aga naelast, nagu Brexitist oli asja, siis siin suurt midagi teha ei saa praegult. Aud-jeeni, nael-jeeni ei kauple. Euronael on samamoodi praegult selline, et trendi ei saa välja öelda, sest alla üles tegelikult ta siin seisis ja ootab seda läbirääkimise tulemust. Et siin ühel hetkel nael sai positiivselt, siis sai miinuse ja kui nüüd vaadata hoolega, siis tegelikult jällegi koridoris. Et lihtsalt välja langes allapoole, aga tegelikult tuli sellesse koridori tagasi. Et siin kõik ootame seda Brexiti diili. Kõige parem nüüd variant, crosse ka ei saa vaadata praegult, need on suht halvad. Kõige parim variant on siis nüüd see, siin pakutud variandis tuli siis see langus ja siin on suht palju kergem seda teha praegult. Siis meil siis on käimas korrektsioon 4. osas nädalate peal ja ilusti liigub. Võib liikuda veel, kuivõrd vaadates seda asja. Et siis siin kuni 1.08.20 võib minna, aga kuna ta liigub nii kiiresti täna, siis 1.07.18. Tegelikult mida rohkem alla kukub see paar AUD-NSD, seda magusam pärast saab osta ja siis kui nüüd suurt graafikut teha lahti, siis siin suuremal graafiku peal siis on, mida rohkem ta siin kukub, seda otse loomulikult ta pärast rohkem ka kasvab, sest mingi hetk tuleb NSD-st suht halvad asjad välja ja siis ta hakkab siis siia kasvama 1.12 ja sealt üles poole 1.15, 1.17. Aga praegult lühiajaliselt, mis lühiajaliselt nädalate peal tekib selline korrektsioon ja pärast on oodata suurt sellist pikka kasvu.
Et siin on suht praegult olukord selline, et peame ära ootama seda korrektsiooni lõppu, et siis aru saada, millal see kasvav trend ka edasi hakkab liikuma. Niimoodi. Siis kuld, selle pildi ma jätsin alles. Siis kukkus natuke rohkem kui 1250, okei, praegult on 1251. Langus tuli siis kuni 1243. No, me siin esmaspäeval samamoodi jätsin selle langeva asja lahti, kukkus sinna kuhu vaja. Ja nüüd ausalt ütlen, nüüd ma ootan ikkagi seda kasvu. Nüüd ma ootan ikkagi seda kasvu siia ülespoole. Et siis seda kustutan ära siin. Nii. Siis praegult hakkan ootama seda kasvu siia päris pikalt ülesse. Vaatame, kas ma nüüd olen õigel teel või mitte. Kogu variant peab nüüd kasvama, ei tohi ta 1210 peale langeda. Nii kui ta sinna langeb, siis on mu mõtted vales kohas ja tegelikult on alanud siia selline langev asi. Aga see on siis, kui paar läheb siit 1210 läbi. Et enne seda nüüd on siis oodata suurt kullakasvu. Ma küll ei tea veel, mille peal see võiks tulla, aga see, kes loomulikult kaupleb kullaga ja on natuke rohkem teemas, mis sellega hakkama saab, siis see võib meid pärast aidata. Või praegult võib kirjutada, miks ta nii ootab. Nii, oodake üks hetk, ma kolin teise tuppa. Mul on vaja last panna mängima. Nii, kolimisprotsess on alanud. Nii, siis ma olen teises toas nüüd. Nii, ja vaatame edasi. Hakkame edasi vaatama seda asja. Nii, nafta. Nafta ei läinud kohe ülesse, aga sellest ma ka... nii. Juhul kui FOMS intressid ei tõsta, siis kuhu suunaks võiks? Siis on kohe 1.20, 1.21, 1.22, kui ta seda ei tee. Mõne paari päevaga. Aga esimese sekundiga on see 1.19 pluss ja isegi rohkem. Aga ma arvan, et nad sellist üllatust nad ikkagi ei taha teha. Et ikkagi kõik tuleb plaani vastaselt. Tõste peaks toimuma. Nii, läheme tagasi nafta juurde. Nii, ma hoiatasin, et siit võib tulla korrektsioon ja ta tuligi. $2.4 tuli korrektsioon. Meil oli teiega siin plaan, kes ostis esmaspäeval, pidi olema nõus sellega, et võib tulla korrektsioon sisse. Need, kes ei tahtnud siin kohe esmaspäeval osta, need pidid siis ostma allpool. Parim koht oli otse loomulikult sellest 56,6 allpool, kuskil selles tsoonis. Kuskil selles tsoonis. Ja nüüd on juba alanud uus kasv siia ülesse. Nüüd me sihime seda juba maagilist numbrit. Siin 60 tusti, siis siit on tulemas varsti selline suur tõus siia ülespoole. Nii, meil on siis korrektsioon selline 2-nädalane sai läbi. Trend pidas vastu, ei läinud sellest allapoole, nüüd liigume ülesse, see on hea impulss selline. Siit on nüüd head kohad ostudeks.
Need on nüüd suht head kohad ostudeks. Vaatame nüüd natukene viiklit. No viikli peal meid midagi tegelikult ei hoia. 60 ei ole isegi mingi vastupanu. Et siin lähim vastupanu on tegelikult siin 63, oh jumal küll. See siin võib tõusta siin detsembris suht palju. Nii et 60 on väga lihtsasti kättesaadav ja isegi enamat siit võib tulla. Siit võib tulla päris pikalt veel ülesse. Nii et ärme 60 isegi vaata. Vaatame niimoodi, et 61 on ok selline ka liikumine. Sinna võib ka see asi pikalt liikuda. Nii siis, ja nüüd indeksit. Dow Jones siis pärast seda, kui ta siin korrektsiooni lõpetas ära, siis liikus siia ülesse ja siit ta läheb nüüd jällegi uutele maksimumitele ja mis see tähendab veel. Kuna Dow liigub ülesse, need, kes juba vana kooli kauplejad on, need teavad, siis jeen langeb. Dow kasvab, jeen langeb, samamoodi ka siin. Nikkei kasvab veelgi rohkem, mis toob endaga kaasa ka samamoodi seda jeeni nõrkust. Et need, kes vana kooli kauplejad on, need seda ka teavad. Need, kes ei tea, nüüd teavad ka, et mida positiivsem on Nikkei ja Dow Jones, seda kiiremini ka kasvab, langeb jeeni paar. DAX ei kauple, siin ta ei liigu. FTSE samamoodi ei kauple, et meil on 2 kauplevat instrumenti olemas. Siis Nikkei on päris kõrgele minemas. Noh, see oli see päevane korrektsioon, mis nüüd ära lõppes. Ja siin on siis Dow Jones, mis lihtsalt, no see on uskumatu, mis ta siin teeb. Et ta siin peaks nüüd päris, siin on isegi selline, noh, see on üks kanali variant, aga ma arvan, et isegi sellise nurga all võiks olla see kasv siin, et see kasvab väga mõnuga paneb. Et siis siin need pipid 100 kaupa ikkagi tulevad meie juurde päris kiiresti. Nii, rubla. Kuidagi ei taha minu plaani järgi minna. Siin seisab 69 peal, aga ikkagi see joon, mis ma siia joonistasin, peab olema õige ja ikkagi rubla peaks siin liikuma päris pikalt ülesse. Siis 73, 75 ja kõige hullem, keegi Bitcoin ikkagi teeb või ei tee. Ta siin lihtsalt tõuseb. Isegi kui meil spreed on palju, $150, siis see vist ei ole üldse mingisugune näitaja. Bitcoini jaoks $150 spreed on täitsa mitte midagi. Ühe säkiga võib seda ületada. Uskumatu. Jah, et siis netis on välja tulemas see, et tooge mind tagasi 2008 aastasse, kui Bitcoin maksis paar senti, et siis ma hoian seda 10 aastat ja siin augustikuus hakkab see 2017 see kasv pihta. Et siis jah, see on uskumatu. Noh, sellist asja pole näinud, et see on siis mega mull. Noh, siin on niimoodi, et laager on 50-50. Need, kes siin allpool ostsid, need arvavad, et see on kuidagi moodi siin toetatud, reguleeritud ja nii edasi ja nii edasi. Mina kuidagi seda ei usu.
ja noh, no vaatame, kellel on siis õige vaade, et kes võidab selles neid asja. Otse loomulikult need, kes siin allpool on ostnud, mõtet kinni pole panna, hoiavad edasi ja vaatame, kui rikkaks nad saavad siis lõpuks. Noh, rõõm nende ees. Meie siin rahulikult teeme. Eurocadi me praegult teha teiega ei saa. Siin on suht kõik tehtud. Euroaud samamoodi siin praegult edasi-tagasi hüppab. Noh, okei, trend üles, aga struktuur on praegult keeruline. Euronist ei saa, GPB-d üldse ei puutu. Et siis pigem on see aud NSD-d ootame siin all 1.07, siis sealt hakkame ostma. Euro naela hoiame siis euro-jeeni, usti-jeeni saab siin teha ja praegult saab ka teha. Euro-usti lühiajaliselt saab siis teha ülesse ja siis pärast seda, kui FOMS on tulemas, siis saab teha seda allapoole, et siis päris hea. NSD-d on vaja teha ülesse. Keegi uuris, miks NSD paneb sellist hullu. Et see on arvatavasti mingisugune ootamatu uudis, mis tuli sealt välja. Ma lihtsalt ei jõudnud vaadata ja mina ei tea, mis siin toimub. Et ikkagi midagi on siin toimumas, aga lihtsalt paneb siin alates, okei, siin rahulikult pani ja kell 5 hommikul hakkas lihtsalt kiiresti panema. Keegi saaks uurida, mis värk on, et miks ta siin nii teeb. Nii, siis siin on langus tulemas. Nii, mida me siia joonistame? Nii, plaan ongi selline. Jätame selle pildi ette. Praegult siis vastavalt daily price actioni küünlale saab osta. Ja otse loomulikult kolmapäev kell 9 valmis olek. Ma arvan, et mina hakkan usti ostma. Vaatame, kas see õnnestub või mitte. Plaan on jah, usti ost. See vist läheb päris pikalt alla. Selline ongi see meie tuleviku nädala plaan ja ülevaade. Nüüd küsige küsimusi. Vietnami mehed võivad Vietnami kongist midagi küsida. Austraaliast istuv inimene võib Austraalia dollarist küsida. See on hea, et meid üle maailma nüüd vaadatakse. Noh, võime aktsiaid vaadata. Ka tahate. Siin näiteks shares of the USA, näiteks Apple'i aktsiaid. Apple ei näita eriti head hoogu. Ja nagu iga aktsia, siis noh, siis siin on selline lugu. Nojah, okei, see Apple kasvab, aga ega ta nii kiiresti ka ei kasva nüüd. Siis ta siin auguliselt kasvab ja auguliselt kukub. Et siis siin on selline raske olukord, et siin ma ei pakuks, noh, siin ma ei teeks mitte midagi Apple'i peal. Keegi seda, Facebook, sellised gigandid siis, Facebook ja Google ja nii. Google'iga on nüüd suht keeruline, et see pilt mulle üldse ei meeldi, et üles-alla, siis praegult tagasi, et siis suht keeruline selline olukord. Kasvab kuidagi, siis seisab siin. Seisab päris kaua tegelikult. Nii. Euroust allapoole, kui laskub, siis mis tasanditele ja kas on reaalne, et jõulupühade ajal uuesti üles ralli? Nüüd ei ole mingit jõulupüha rallit olemas. Nüüd, suuremas pildis näe siia.
suuremas pildis tuleb siia. See on suurem langus, selline. Suurem langus on siia suunatud, aga see nädal võib-olla lõpetab siis siin, kuna arvatavasti 2 päeva enne FOMC-i mingit dollari kasvu ei ole oodata. Võib-olla see hakkab pihta ainult siis kolmapäeval õhtul, siis see nädal võiks lõppeda see asi 1.16.5. See nädal siis siia. Nagu te teate, reegel on järgmine. Selleks, et müüa pikalt alla, on vaja seda hinda ka natukene tõsta ülespoole. Ilma selleta mingit suurt langust ei ole oodata. See on selline põhi Foreksi reegel. Otse loomulikult see tõus siit alt siia ei ole üldse suur. 60 pippi ta on, aga selleks, et FOMC peal teha suure languse allapoole, on vaja veel seda hinda siia 1.18 peale tõmmata ja siis 1 tunniga teha siis sellist 100-120 pippi siia alla, lihtsalt haamrit panna. Ja siis on täitsa võimalik. See on selline põhiteema Forexil ja kauplemises. Igal pool tehakse niimoodi aktsiatel, kullade peal, indeksite peal. Kui midagi on vaja enne suurt uudist teha, siis liigutakse vastu suunda ja siis pärast uudise peal vajutakse päris kiiresti, nii et väiksed mängijad nagu meie teiega siis ei suuda lihtsalt reageerida ja jääme mängust välja. Nagu alati suur raha tahab mängida ainult suure rahaga. See on selline reegel, et mis siin teha. Meie saame ainult proovida enne seda mängu sekkuda ja siis ka seal osa võtta selles asjast. Et midagi siin teist varianti siin nagu ei olegi. Aga küsige veel, et ärge kartke, võib-olla keegi on teinud mingi supertehingu, võib meiega seda pilti jagada, et siis ka teistele näidata ette, kuidas peab kauplema, et siis see oleks ka väga tore, et kui me jagame siin oma kogemusi, mitte ainult mina räägin, vaid keegi veel siis võtaks rolli enda peale. Üks mu kaupleja arvatavasti teenis siin väga palju täna hommikul. Temal oli alates reede NST ost. Arvatavasti ta mulle saadab ka pilti. Tervitused talle. Tal oli 6-lotiline tehing, mis tähendab ühte asja. Ta teenis siin ühe ööga 6000 tusti. Päris hea sooritus. Nael näete jällegi, paneb jälle hullu, jälle mingisugused Brexiti teemad on tulnud välja. Nagu näete, pole mõtet siin sellega midagi teha, sest see muudab oma lihtsalt tuju siin ühe sekiga, nii et milleks sebida siin pippe, kui on see täitsa ebareaalne praegult ennustada, kuhu ta võiks üldse minna, nii et jätame see nael rahule, et unustage see praegu ära, nii kaua kui Brexit ei ole toimunud. Selline lugu, aga siis, kui küsimusi pole, plaan on suht selge, ust-jeenid, euro-jeenid buy, euro-ust lühiajaliselt buy, ust-käed altpoolt buy ja nii edasi, et siis saame siin hakkama. Ja kas on järgmise esmaspäevani? Vist jah. Meil olid webinarid pandud kuni aasta lõpuni, siis arvatavasti järgmise esmaspäevani siis. Head aega, edu kauplemises!